tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kmaa taas kord siin. Käes on 13. juuni. Kell on väga palju, minu arust on vist kell 9. Kell on 10 tegelikult. Ja kes on siin? Tiiger on siin. Koer ei ole, koer on mõrgis. Kärel on mõrgis. Mina olen kodus. Ja keegi lennutab drooni. Mida siin tegelikult väga ei tohi teha, sellepärast et siin on kaitseväe ala ümber. Nii et eriti kõrgele tolega siin väga lennata ei tohi. Jänkud on ka väljas. Näeme muistut seal tegutsemas. Tupsut ei ole praegu näha, aga ta on seal. Avokaado kasvab. Nagu te näete, siis osad taimed on ära läinud. Tomat kasvab. Ja siin on natukene heina. Printeri pidin siia tooma. Ja väga midagi ei olegi. Käral lõpetas kooli ära. See reede on pidu, mille tõttu pidin puhkepäeva võtma. Sest me peame minema pildistama. Nagu te näete, siis on 2 uut kaamerat mul tekkinud. Objektiivid on vanad. Meil on EOS 30D. Sellised veits vanemad, suhteliselt odavad, ja EOS 20D. Neil on siin igasuguseid vahvaid adaptereid tehtud, et saaks rohkem pilte teha ja kasutada normaalsemaid akusid, sest need akud veits läbi. Aga siin on kogu kaameravärk, 2 akut, 2 kaamerat, 2 objektiivi, 1200D on siin. Särki-värki. Siis mis viis? Kerol läks täna lõppastme koolitusele. Jah, kahjuks natukene hilja. Sellest väga midagi hullu ei ole. Sest lubasid saab ikkagi teha. Peugeot läks esiklaas katki. Ja selle me vahetame nüüd reedel välja. Väga kalliks õnneks ei läinud. Nii et jah. Siis mida veel? Ei teagi väga midagi ei olegi. Ühesõnaga, nii et jah, muretsesin ka uue kaamera, sellepärast et kui me lähme nüüd järgmise kuu 8. läheme Pärnusse peole, siis võtan kaasa korralikuma kaamera. Muretsesime ka täna telgi ära. Ja tellisin ka mikrofoni tollala, nii et sealt ürituselt peaks kindlasti videomaterjali saama, nii et need videod ka kindlasti tulevad. Nii et jah, siis mida veel? Selle logokontrolleri võtame sealt ära, sellepärast et lihtsam on kella peale panna see öösel vee soojendamine. Terve hunniku asju panin osta.ee müüki. Mündid müün maha kõik. Osadele on juba pakkumisi õnneks tehtud ja üks komplekt on ka juba ära müüdud. Küll suhteliselt odavalt, aga midagi ikka. Siis jah, ma ei mäleta, kas ma inkubaatorist rääkisin viimasel korral. Võib-olla rääkisin. Võib-olla mitte, isegi väga täpselt ei mäleta, aga ühesõnaga seal keldris toimub natukene asju, aga selle jaoks peame minema keldrisse ja lähmegi vaatame siis, mis meil seal toimub. Nii, olemegi siis nüüd keldris. Nagu te näha võite, siis see on ikka, see sein on päris jõhke, aus olla. See on ikka siukest maint, et täitsa pekkis. Nagu näete, siis õmblusmasina sain. Vana iseenesest töötab, aga siit saab mootori, rihma, see ühesõnaga juppideks põhimõtteliselt sain selle. Ja siis minu siin selja taga, nagu te näete, inkubaator töötab. 63 000 korda on sisse välja lülitanud juba. Ja 37,9 kraadi. Ja praegu nad on paremal.
temperatuur on 39,3. Mis tundub veits imelik. Veits soe. Ma arvan, et siin peab temperatuuri 37,5 peal alla tooma. Temperatuur näitab veits palju minu arust. Aga noh, teised termomeetrid näitavad vähem. Aga kustutamegi siin nüüd tule ära ja teeme väikse tšeki. Vaatame, kuidas meie munad siis arenevad. Loodame, et saame taskulambiga normaalselt näidata. Hello! Nii et jah, võtame siit siis. Proovime paar tükki kätte saada. Midagi ikka vast näha on. Võtame siit näiteks ühe välja. Ma üritan teile näidata, kui midagi väga näha ei ole. Natukene isegi on näha. Tundub, et täitsa areneb see üks. Siin on teine. Siin on ka natukene näha. Vähemalt mina selles suhtes näen. Ma ei tea, teie ilmselt võib-olla väga ei näe. Kolmas. Siin on võib-olla päris hästi näha juba. Mingit liikumist on näha. Eriti siin kohas. Sorry, selle kaamera nagu pimedas funktsioneerimine pole kõige parem. Aga nagu me näeme, siis mingi liikumine siin täitsa sees on. Sorry, I'm really excited over literally not too much. Neljas. Samamoodi. Sorry, fookusest välja. Ka see täitsa liigutab sees. Viies. Samamoodi väga tume on. Näeme veresooni ja värki. See on ka siin suht üleval. Läbi väga ei paista. Esimesed 5 tükki kasvavad ilusti. See on juba 6. See jälgime. Mingit liikumist on sees näha. Nii et järelikult areneb ka 6 ilusti. 7. See areneb päris võimsalt. Nagu näete. Ma ei tea, kas siit liikumist on näha. Nii et 7. on ka hea. 8. Ja siin sees ka kindlasti midagi on. Ma ootan, et mingit liikumist näeks. Ja natukene on näha. Nii et 8 on ka okei.
9. On ka, see on selline päris tume muna, aga ka see ei paista läbi, nii et paistab, et ka siin sees midagi areneb. Ja nüüd 10. Ja ka siin on näha, et ilmselgelt midagi siin sees areneb. Ja ma üritan teile seda liikumist ka näidata. Ma ei tea, kui hästi seda näha. Aga nagu me näeme, siis jõekombel 10 munast 10 areneb. Mul on natukene vett on väheks jäänud siin, aga pole hullu. Nii et jah, 10-st 10, mis on, ütleme nüüd, päris hea tulemus tegelikult. Selles suhtes, et 10 panime, aga meil nagu väga suurt lootust ei olnud. Oli nagu, et 5 võib-olla on päris hea. Aga jah, 10-st 10, nii et see tulemus on päris hea. Homme pean ilmselt siia vett juurde panema, nii et ma võtangi selle veekanku kaasa ja toon vett. Keldris endas on 23 kraadi sooja, umbes siinpool näitab vähem, siin on 19, nii et jah, kelder on jätkuvalt veits segamini. Muidugi suurem osa nagu on normaalselt ära organiseeritud. Rattad ja värgid on siin ja mul tuleb siis veel paar akupanka ka juurde teha, et saaks nende kaamerate jaoks kasutada. Panin siia paar tuld ka, mis töötavad selle süsteemi pealt, nii et jah, selline väike update, nii et jah. Ja loodetavasti järgmisel või ülejärgmisel nädalal on meil teile veel igasuguseid vahvaid uudiseid. Nii et nendest juba järgnevatel nädalatel, siis kui aeg on paras ja on millest rääkida. Ja põhimõtteliselt ongi momendiks kõik. Suvel on päris hea siin all olla, päris hea jaha. Nii et jah, aga tänan kõikidele vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume järgmisel korral, kui tuleb veel igasuguseid teateid ja asju ja räägime veel millestki muuks. Nii et veel kord tänan kõikidele vaatamast ja kohtumiseni.